Mina olen Sandra Sillamaa ja sa kuulad ja vaatad taskuhäälingut Lase tiiger tuppa. Me räägime julgelt ja ausalt teemadest, mis kõnetavad mingil moel meid kõiki. Minu kaassaatejuht on kliiniline psühholoog Dagmar Ainso ja see taskuhääling sünnib koostöös Eesti naisega. Head asjad sünnivad siis, kui sul on aega saada kokku iseendaga. Tere jälle! Meie oleme tagasi oma küsimused, vastused vooruga, saatega ja võtame täna ette teie küsimused, teie lood, teie mõtted teemadel magamine ja andestamine. Magamine, kuidas sul on 1-10? Tere, Dagmar! Tere taas! Sa küsid fantastilisel hommikul seda minu käest. Mul väga oleneb 1-10 või? Üks on nagu see koolnäiter või? Või mis see skaala on? Üks on all-nighter, jah. See pole mingi 2,5 täna vist umbes niimoodi. Tõesti, ma siia sõites naersin elu iroonia üle, et me saame täna magamisest rääkida. Aga mulle meeldib, tegelikult see on väga tore. Mulle väga meeldis meie magamise saade üldse ja mulle meeldis see, et me oleme sinuga väga erinevad magajad. Sellepärast me koos ei magagi. Super, Sandra. Nii. Nii, oota, mis meil oli andest? Mõtle, kui me peaks läheme reisile koos ja siis me peaks olema ühes hotellitoas. See oleks väga raske ju. Kas oleks tegelikult või? Ei ole, sina magad, mina magan. Minul ei ole raske, jah. Mina magan, sina ei maga, jah. Ja siis kui sa oled just hommikul magama jäänud vastu hommikut, siis mina ärkan üles ja hakkan joogat tegema. Hüppenööriga. Nii, aga kui mina tahaks minna kuhugi matkama, siis sa võid mõelda seiklema, siis mingi, läheks teeks nüüd powernappi 20 minutit. Just, aga eile tegin mega mõnusa une, lõunaune ja sellepärast, ma ütleks, mina hindaks eilse und sükke, ma panen 8, sellepärast, et ma ei jäänud hästi magama, kuna ma tõesti alles 4 ajal tegin sükse lõunaune, aga kuna oli süke mõnus värske õht tuli tuppa, siis ma tõmbasin tund aega, panin 2 korda seda snuusi edasi. Aga see on nii mõnus. Nii raske elu. Raske, jah. Nii, aga vaatame kui raske teil on magamisega. Ja mulle väga meeldib see esimene mõte siis. See ei olegi küsimus. Tahan hirmsasti mehe kõrval magada, aga saan aru, et üksi magan palju paremini. Ma tean, et mul on sõpru ühesõnaga, kes, ma tean, magavadki eraldi voodites, sellepärast, et kas emal, kui mal on mingid ärevad jalad või üks, ma ei tea, norskab, kuigi see eraldi voodis selleks ei aita ju, sa ikka kuuled. Aga on mingid teemasid ja see tõesti toimib neil väga hästi. Ise ma ei ole seda katsetanud, kui ma olen ikkagi suhtes olnud, siis ma olen ikkagi ühes voodis maganud. Kui on olnud see ikkagi, et miskit väga häirib, siis ma olen kolinud see 1-2 ööd umbes diivanile. Aga ma ise seda katsetada ei olnud, aga ma olen kuulnud sellest, jah. Et soovitatakse tegelikult ka, et siis magab paremini välja. Mis mõnes mõttes on väga loogiline, et siis ei ole neid väliseid segajaid seal unes nii palju, et sul on nagu ruumi rohkem ja kõik mingid asjadega, aga jah. Aga kas seal ei ole mingid muid kasutegurid? Sina professionaal oskad öelda, et mingi oksüdotsiin või midagi, et kui sa oled kellegiga lähedal ja kaisus ja see teine mingi võib-olla emotsionaalne närvisüsteemi puhkus? No nii nagu ebahuvitav vastus, aga ma vist jääks jälle sinna, et kellele mis toimib nagu. Et tegelikult seal on ju nii palju variante ka, ma ei tea, 1 tekk, 2 tekki, kui lai see voodi on, variant see, et veits kaisutame ja siis tõmbame nagu nii nagu mugav on ju oma äärtesse või et seal on ju mingid variante, et jah, ma ei tea. Oleneb jälle, kuidas on parem. Minul on näiteks lastega nii, et kui nad olid väiksed, siis me unekooli tegime ja sest ma ei saanud magada ja siis nad magasid eraldi tubades, kõik väga hästi magada. Nüüd on praegu selline olukord, kuna nad on nädal ja nädal, ma olen seda vist siin rääkinud ka, aga siis mulle tegelikult meeldib nende kaisutada, et kui me saame kokku ja sellel õhtul, et nad mõlemad poevad kaisu, me magame seal kõik koos, see on väga mõnus, aga ma tean ka, et neil on oskus magada eraldi. Võt see on minu jaoks oluline, et nad ei ole minust sõltuvad, et ma pean seal kätt hoidma, sest muidu keegi ei maga. Et ma saan küll nagu, nüüd on see, et suure nagu nuiamise peale, aga saan nad ka eraldi vooditesse magama. Aga mõnikord on jällegi minul see, kuidagi see rahustab mind nii maha, eriti kui ma tulen näiteks ärevast töönädalast, kus on palju asju, suuri kontserte
ja siis on see väiksem, võtab siin kassi, ütleb, sa oled maailma parim emme ja siis on ja siis kõik, saad aru, et see kõik muu on nii ebaoluline ja kuidagi see nagu hästi toetab. Aga see on päevast, kui mul on hommikul vaja, järgmine hommik jälle vaja mingit koolitust teha, siis ma jällegi panen need eraldi, sest tegelikult see, ma saan aru, et see une kvaliteet ikkagi nii hea ei ole nende kaisus. Lõpuks ilmselt ikka on see mehe või lastega või kellega iganes, et tuleb teha nii, nagu endale toimib. Ja mis nagu, et kui on mõnus koos magada, siis on tore ja ongi lastega näiteks samas, et see võib tekkida, osad ju väga tahavad ja naudivad ja miks ei või siis. Ja samal ajal osadele ei sobi üldse ja täpselt tekivad mingid muud probleemid sellepärast, et võib-olla ka võib-olla see soovitus või kuhu mu mõte edasi liigub, on see, et vahel neid variante on võib-olla rohkem, kui me esialgu arvame, et on. Et see ei pea olema, kas ainult üks või ainult teine. Aga vahepeal tegelikult neid mingid lahendusi on seal veel 3., 4. ja 6. ka. Et ja seda paindlikkust võib-olla on nagu rohkem, kui me oskame nagu esmapilgul mõelda. Et ja ka see, et võib-olla mehe kõrval magamisega vähem, aga võib-olla ikkagi seal ka, aga lastega kindlasti on neid justkui jälle neid ootusi või tajutud mingit nagu reegleid nii palju, et kuidas peab ja kuidas on ja siis me natuke nagu võib-olla teeme mingeid asju sellepärast, et justkui ju peaks, kuigi tegelikult endale see ei sobi. Et võib-olla lihtsalt sellest lahti last, et võib-olla ikka teed nii, nagu endal on hea. Kuidas reageerida, kui järjekordne inimene uhkustab, et magas ainult 3 tundi? Mina ütleks selle peale, et oh my god, nii kurb, miks sa seda endale teed? Ja. Mina kindlasti kaasa ei elaks sellele, sest palun hakkame seda ka ühiskonnas muutma, et see ei ole uhkuse asi, et sa magasid 3 tundi või et sa tegid unetundide arvelt tööd, et meil jällegi näiteks Sadutiimis me nii palju kuidagi toetame seda, et kui keegi ongi teinud mitu tööd, siis meil on kontsert, siis me mängime, siis kõik on ei, sina lähed magama, mine ära magama, sest sul on vaja tegelikult seda, et sa ei jää millestki ilma siin. Ja see ka, et inimesed tulevad, et ma sain täna nii hästi, magasin 8 tundi, siis kõik on nice, tubli on ja. Et me peame hakkama ise seda muutma. Mul oli huvitav kogemus, just käisin ühel koolitusel, eks ise koolitasin tööstressi läbipõlemise teema ja siis seal oli paar sellist osalejat, kes kui ma rääkisin siis nagu läbipõlemisest ja natuke kirjeldasin niisugust teoreetilist poolt, et kuidas ära tunda või mis see üldse on, kui me sellest räägime, siis ka niimoodi muigega tuli, et mis asja, mul juba 3 viimast aastat ju niimoodi on ju. Ja vaat selline natuke selline nagu uhkustamise asi. Et ma olen nii läbi põlenud, et ma olen nii vähe maganud ja ma olen nii, selline. Et ma olen nüüd rohkem teinud kui teised või nagu. Umbes niimoodi jah, et see on nagu selline nagu lahe asi ja seal ka ma mõtlesin, et ma ei suutnud nagu vait olla ja ütlesin ka, et aga see on väga vastutustunnetu. Et ma olen väga kurb seda kuulda, sest see on väga vastutustunnetu. Sest kui sa oled, ja ma tundub unega enam-vähem samamoodi, et okei, me saame näpistada ja jälle mingi disclaimer juurde, et loomulikult, kui sul on väiksed lapsed, mingid eluperioodid, mingisugused sellised haigused, mingid asjad, loomulikult on perioodi, kus ei saa niimoodi eeskujulikult seal 8-9 tundi magada. Mega arusaadav, on ju. Aga siis võiks ka see siht ikkagi olla see, et me kõigepealt taastame neid baasvajadusi. Et okei, kui praegu on selline periood, arusaadav, aga siis kõik need sammud võiksid olla sinna suunas, et see oleks võimalik nagu taastada nii kiiresti kui võimalik, on ju. Et see oleks ajutine. Aga jah, just see, et tegelikult kui meil ei ole mingid väga mõjuvaid põhjuseid või mingi väga selliseid objektiivseid nagu takistusi, siis tegelikult, miks ma ütlesin, et selline vastutustundetu on, et mis siis juhtub, on see, et ülipalju suurem risk on igasugusteks haigestumisteks, meie töövõime on oluliselt madalam, oleme oluliselt emotsionaalsemad ja mitte heas mõttes, mõtted on üldiselt oluliselt kuidagi negatiivsemad, ärevamad hajevil, mis tähendab seda, et tegelikult sellega, kui me ei hoia ennast töökorras, ei hoolitse oma baasasjade eest ja oleme niimoodi, ma olen 3 aastat läbi põlenud, see tegelikult tähendab seda, et on väga suur risk, et me veame alt oma lähedasi, oma pereliikmeid, oma töökaaslasi, kõik need asjad, mis me oleme enda kanda võtnud, see vastutus, on see siis mingisugused ongi lapsed, mingid suhted, mingid rahanumbrid, me riskime, see on lihtsalt vastutustundet on ju. Et me ei suuda nagu
perform ida vastavalt sellele, mis me oleme endale nagu vastutada võtnud. Kuidas sa saad selle üle nagu uhke olla? Kuidas inimesed tahavad niimoodi, et kui sa saad aru, et sa oled nagu väsinud ja paned mingite varude pealt ja oled kogu aeg ärevil või miks inimesed tahavad sugust elukvaliteeti ja siin jällegi ma ütlen, jah, on mingid olukordi, kus me ei saa valida või kus see ongi keeruline, aga väga palju on selliseid inimesi, kes see tegelikult on enda valikute küsimus. Et ole siis vähem ekraanides. Ma tean, et see läheb selliseks noomimiseks või nii, aga tõesti, ma olen nagu väsinud ise sellest, et inimesed vinguvad selle kohta. Ma ei tea, ma ütlesin nii, ma ei suuda keskenduda üldse ja mul on vist ATH ja mul on see, aga kui sa ei maga ja kui sa istud õhtuti ekraanides, noh, see, et tegelikult sul ei ole ATH-d, vaid tegelikult sa ise oled tekitanud selle ärevuse ja tähelepanu probleemi nagu. Et ja ma üldse ütlesin, kellel on ATH, ma tean, ka minu lähiringkonnas on seda. Ja see on asi selles mõttes jah, aga see on, inimesed asi, nii vabandavad see... nagu või poevad selle, noh, mis iganes taha, et magage, sõbrad. Kas liiga palju magamine võib ajule olla halb? Ja kust maalt algab liiga palju? Mis sa arvad? Ja mina nägin ühte klippi Matthew Walker, kes on kirjutanud väga hea raamatu, kes ka unega maadavad, ma alati soovitan seda ja soovitan Kene Verniku raamatut. Ja temal oli äkki mingi TEDx või mingi selline videoklipp oli üleval, kus ta ütles, et jah, et kui me magame vist üle 10 tunni, et see mõjub tegelikult meie kehale jällegi juba siis halvasti nagu. Jah, mina tean ka niimoodi, et ikkagi täiskasvanud inimene võiks seal kuskil 7, 8, 9 tunni juurde magada ja tõepoolest jälle on erandeid, on ju, et on tõesti mingid, ma ei tea, haigustest taastumised, mingisugused muud erandkorrad, ajavahe, noh jah, mingid sellised nagu erandjuhud on ju, kus see tund tuleb rohkem, et see ei ole kindlasti, et issand jumal, nüüd magasin 10 tundi ja nüüd on kohe mingi katastroof, nüüd ma suren. Mitte seda, aga pigem just see, et kui ma, näiteks ma ei tea, klienditöös ka, kui ma unest räägime, siis ma küsin ka seda, et kui palju neid tunnetundi tuleb just sellepärast, et mitte ainult, et okei, kui neid on väga vähe, aga ka see, et kas sa magad väga-väga palju. Et see tavaliselt on seal ka ikkagi mingi põhjus, miks see nii on. Ja see natuke ikkagi tekitab küsimusi, kui on kogu aeg see, et ma olen kogu aeg väsinud, kogu aeg tahaks magada, magan, täpselt seal 11 tundi, ikka olen väsinud. No, midagi ei kõla seal päris õigesti siis. Ja see on ka indikaator on ju, jah. Et mina näiteks praegu näen, kus see tegelikult unerütm on väga hea, täpselt ainuke, kes jalga tulistab, olen ise siis, kui jään vaatama ekraane õhtul või tööd tegema ja ei lähe õigel ajal nii-öelda magama, ei võta seda maha rahunemis, ütleme tunnikest, et noh, siis oled seal voodis ja ootad und on ju. Aga kui mul on stressi rohked või kui mul on emotsionaalselt rasked ajad või vaimselt, siis ma magan hästi palju. See on minu kehareaktsioon, ma nagu lülitan välja, et ma ei suuda tegeleda, mu aju lihtsalt väsib ära, ma mõtlen hästi palju ja siis mu aju lihtsalt väsib ära, et siis ma lihtsalt magan ja ma saan aru, et tegelikult see ei ole see, et lihtsalt kui hästi ma magan, vaid on see, et keha lülitab välja. Ta ei taha nagu tegeleda mingite asjadega. Et kui huvitav, et siis on mingid teist tüüpi inimesed ja siin oli neid küsimusi ka, et ega kui on just teistpidi, et neid mõtted on hästi palju ja stressi rohke aega, aga need, kes just ei maga siis. Seal ongi, seal on nagu kaheti see, jah, et see peab olema väga raske aeg, näiteks mingi leinaperiood või see, et kui on lihtsalt mingid olukorrad, siis ma ka ketran õhtuti, jah, et seda, aga kui on nagu täitsa nagu emotsionaalselt aru, et see nagu siuke shutdown käib nagu mul. Nii et sul on ikkagi ka seda, et lähed voodisse ja kohe ei kuku, vaid kerid mõtteid. Ja, et see ongi minul hästi seotud sellega, et kui palju aega ma võtan selleks, et maha tulla, et ma pean ikkagi, mõtleks, ideaalis ma oleks 8 ekraanid kinni ja rohkem ei tarbi ei sotsiaalmeediat ja tegelikult mingis mõttes ka tegelikult sõpradega sellist lihtsalt chatti, mis nagu et see hoiab ikkagi nagu, teeb mingi nali käima ja siis hoiab sind nagu ärevana, et ideaalis ja siis teed mingi jalutuse, et võib-olla nüüd valgel ajal, võib-olla siuke 9 on okei. Et ja mul on vaja pikka mahatulekut aega ka. Mis sa teed kui minu elu mulle tundub vahepeal, et keerab ka magamise ümber. Ekraanide ja magamise. Ekraanide vältimise ja magamise ümber. Mis sa teed siis, kui need mõtted kerivad? Ma tean, siin oli neid küsimusi ka.
Mis ma teen, kui mõtted kerivad, tead, oleneb, mis mõtted, kas need on sellist lahendust otsivad mõtted või need on mingid sundmõtted kuskilt näiteks mingid mineviku teemadel, mida ma niikuinii muuta ei saa, midagi teha ei saa, siis arvad, et see tuleb jälle kuidagi üles mõtted, oh my god, miks nii juhtus või nii. Ja siis ma olen aru saanud, praegu ma olen juba selles faasis, et okei, see mõte tuli, see on mingi siuke vana asi, mis uus pinnale, ma mõtlen midagi muud ja siis ma suunan selle teise kohta, et ma ei jää seda kerima enam. Aga muidu ma ikkagi lasin nagu mõnuga kerida vahepeal ja noh, üks hetk see tegelikult minu jaoks lõppeski sellega, ma tegin kuuri, antidepressante, tegin kuuri, sest ma ei suutnud oma mõtteid välja lülitada. Ja see kuidagi andis mulle selle oskuse, kui ma lõpetasin ka, et aga ma saan ise suunata, ma saan tunda teistmoodi. Aga kui siuksed tööasjad, siis ma teen selle, et ma panen kirja mingid asjad ära, et okei, see mõte hakkab sinna minema või siis teinekord teen ka voodis nagu häälsõnumi endale või salvestan. Aga ma ei ole neid kunagi kuulanud. Sest see tunne on selline, issand, see on nii oluline praegu, see on kõige olulisem asi ja sa pead kirja panema. Jah. Ja sellepärast ma ei saagi minna kohe otse niimoodi arvuti tagant, paned kinni ja lähed magama, et tegelikult siis sul veel ketravad need teemad sees. No ideaalne, kui ma saaks ideaalne olla, mis juhtub paar korda kuus võibolla. No ma loodan, et nüüd järjest rohkem sa tegelikult nagu tead, et on see, et lõpetad mingi nagu õhtusöögi, teed veel mingi paar asja ära ja siis lähed näiteks välja jalutama tegelikult. Ja siis tuled tagasi, loed raamatut, ma ei tea, venitad ja lähed magama. See oleks juba ideaalne. Ja üks suur häda ju selle unetusega ongi see, et kas need ekraanid on, et okei, üks asi on seal see valgus ja kõik see, aga suur probleem tegelikult, miks on kogu aeg selline see noomimine, et ärge vaadake ekraane, on just see, et tegelikult ka, et ärge tehke tööd ja kõik, et mis juhtub on see, et need on disainitud niimoodi, et need tekitaks emotsiooni. Muidu me ju ei vaataks ja ei tegeleks, on ju. Ja tegelikult sinna samas patta lähevad ka igasugused põnevad sarjad ja võib-olla ka mingid vestlused või näiteks ma tean, mul endal on see, et kui mul on hilja õhtul rannavolle trenn, mingit muud trenni ma võin teha, aga näiteks selline trenn, mis on hästi mänguline ja tekitab palju emotsiooni, siis on samamoodi on nagu raske, et ühesõnaga, mis siis juhtub on see, et kui meil on midagi, mis tekitab suure emotsioon on asi, mis nagu aktiveerib keha. Igasugune emotsioon on nagu kehaline asi. Ja kui meie keha on väga aktiveeritud, siis on väga raske magama jääda. Ehk siis tegelikult see, mitte lihtsalt ekraan, aga tegelikult ideaalis me tahaksime enne uinumist kõiki selliseid emotsiooni, nagu suurt emotsiooni provotseerivaid asju, nagu mitte teha. Just, võt see on hästi öeldud, jah. Näiteks kontserte. Ei, aga tõsi, see on väga hea mõte, et mina olen ka teinekord jäänud mingit seriaali vaatama ja siis, aga kui sa vaatad süvenenult, et see tõesti tekitab mingi emotsiooni ja ma oli huvitav sarjadest rääkides, mingi aeg mulle tundus nagu tore, et mul isegi tekkis sükest ajalist ressurssi, et tahaks mingit nagu mõnusat meelelahutust ja mingit pikifilmi nagu ei taha, et vaataks mingit sarja üle pika aja, ma olen väga kehv sarja vaataja muidu. Aga et ma teen selle teadliku otsuse ja vaataks midagi ja siis mul on millegi pärast, ma ei, see selleks, ühesõnaga, mul millegi pärast on kogu aeg olnud, et tahaks nagu Peaky Blindersit näha. Mulle meeldib see näitleja, see tundub nagu tore, et oleks lahe nagu. Ja siis ma vaatasin seda mingit paar osa ja tõepoolest ma arvan, et see on päris hea sari. Ma usun, tegelikult see on nagu huvitav ja et tahaks küll vaadata. Okei, no need. Ja aga ma sain aru, et see tekitab minus mingit sellist emotsiooni, et ei ole vaata selline helge sari. Seda mitte. Ja ma sain aru, et pagan nagu, ma ei saa... Et see ei ole asi, mida ma saan lubada endale siin õhtutesse. See ei mõju mulle hästi. Mul on nii kahju, nagu ei tahtsin vaadata seda, aga et ma saan aru, et ei saa nagu. Et suvel näide on ju. Et jah. Ja, see on oluline ja kes on tundlikum, kes vähem tundlikum, jälle see ka, et mis mõjutab, on ju. Igastahes, no siin on veel küsimusi, et kuidas mitte ärgata üles hommikul 7-aastase lapse ärkamise peale, kes toimestab ilusti ise. Ma ei tea, ma ei oska selle väga hästi vastata, sest minu laps ka nagu toimetab, aga mul lihtsalt läheb uni ära, ma ärkan nii ülesse, et mul ei olegi vajadust magada, et... No ma siis püüan vastata. Vasta sina. Seal on, ma ei tea täpselt, mis seal juhtub, on ju.
üks asi on selline nagu lihtsalt mingi heliline teema, et sa ärkad selle peale, et keegi kolistab, on ju. Aga hüpotees on, et mingi osa tavaliselt seal kipub olema ka see harjumus, et me oleme harjunud, et see laps siis tuleb ja me oleme harjunud sellega, et ta ei saa ise. Ja see on nii nagu kehasse jäänud see, et ma kuulan seda pat tulemas ja ma pean kohe minema tegelema, sest kohe hakkab mingi emme ja möll ja pannkoogid, on ju. Et ta ei saa ise. Et tegelikult mul ei ole sellist nagu kiiret easy fix asja, aga mu esimene mõte ikkagi liigub sinna suunas, et anda oma kehale ja peale teadlikult neid kordusi. Et isegi kui sa ärkad, siis endale kuidagi nagu lahti seletada see, et oota, aga ma annan talle võimaluse ja ma ei lähe. Võib-olla sa ei magagi seal voodis, aga võib-olla sa lihtsalt chillid, oled, mis iganes on ju, pikutad seal, aga just see, et sa saaksid ise seda kogemust, et sa ei pea sekkuma. Et ja... Sa oled nii tark ikka, Dagmar. Aga ühesõnaga, et siis, aga see võtab aega lihtsalt, et ei ole seal sellised, et nüüd teed seda ja homsest on hästi. Aga et kui ta on nagu 7 aastat, sa oled harjutanud seda, et sa pead jooksma, sest et muidu ta teeb mida iganes seal, on ju. Et siis sureb nälga. Siis sureb nälga või noh, ronib kuskilt, ma ei tea, kukutab endal selle riiuli kaela või noh, midagi kindlasti juhtub, on ju. Et nüüd siis anda seda kogemust või nagu lastega on huvitav, et lapsevanemad, ma kujutan ette, kui raske see on nagu järgi areneda sellele lapsele. Ja sa oled kogu aeg nagu sammuke maas tema arengust, on ju. Et mulle tundub, et see on see koht. See on väga huvitav koht tõesti, et sa pead ise ka nagu lahti laskma, et okei, aga ta nüüd saab nende asjadega hakkama ja tegelikult tal tekibki oma elu sinna, see on nagu, see on huvitav, jah. See on nii hea mõte, et me peame uuesti kehasse harjutama selle, no ma rääkisin selles magamise saates ka seda, et kus meil on Juhan Kilumets külas, et mul oli sama asi, et kui neid ärkamisöösel oli hästi palju, siis pärast seda, kui nad magasid ise, siis mina ikka ärkasin ülesse, et kuigi keegi isegi ei teinud häält, aga oli see suur, see taju oli ainult sellega. Jah, just. 2 kiirelt veel ja siis lähme andestamise juurde. Olen juba pikalt hädas oma unepuudusega, hommikul on raske tõusta ja päeval käin ringi nagu zombi. Magama jäämiseks võib mul mõnikord kuluda 2 tundi, sest pea ei lõpeta mõtlemist ja und lihtsalt ei tule. Olen proovinud õhtuti teed juua, ennast trenniga väsitada, kuulanud rahulikku muusikat, pannud telefoni varem ära ja lugenud nii numbreid kui lambaid, kuid magama jäämiseks kulub ikka pool tundi kuni tund. Kas oskate soovitusi anda, kuidas kiiremini magama jääda? Neid küsimusi oli veel, et kuidas ilma unerohuta uinuda, mida teha, kui mõtted õhtul keerlevad ja nii edasi. Ja no okei, no lähme siis sinna spetsialisti soovituste nurk. Spetsialisti soovitus. Ja noh jah, esiteks võite guugeldada unehügieen, kliinikumi kodulehel on kõik need lihtsalt kirjas. Super igav, super nüri tundub neid täita, aga no midagi teha ei ole. Arstid ütlevad ja ma väga seda nagu usun või olen näinud, et noh tegelikult, kui me reaalselt järgiksime kõiki neid unehügieeni põhimõtteid, siis no väga-väga suures mahus tegelikult uneprobleemid langeksid ära. Meil ei oleks vaja mingisugused unerohtu ega mitte midagi, kui me päriselt teeksime nii nagu soovitused ütlevad, on ju. Aga see on igav. No see on igav, ta on nüri, see peab ise tegema, see on ebamugav nagu. Et ja noh, näiteks ka see, et õhtuti tee joomine ja ka millal sa jood, no seal võib hakka, et ja mis teed sa jood näiteks on ju, vahel... Minust Kene isegi ühes oma videos ütles, et just, sa mäletad ka seda, et ei olegi tee üldse see. Aga jällegi, kui see on nagu rituaal ja see aitab su kehal, et see on selle rituaali osa, siis see teinekord jällegi mõjub nagu teistpidi. Ja, aga noh, mis see ajavahemik on ja sellised küsimused ja kas see on selline väga kofeiinirohke roheline tee või see on mingi taimetee on ju. Ja või kas või see, et õhtuti näiteks või et trenniga ennast ära väsitada jälle, noh see minu näide on ju. Et kui ma lõpetan mingi väga sellise mängulise, intensiivse rannavalle kell 9 õhtul, siis see tegelikult ei aita mul uinuda on ju. Et võib-olla seal just unehügieeni küsimused. Teine asi, kui on tõesti nagu unetuse teema, jälle super ebamugav. Aga seal sealt voist tuleb välja tulla. Et tegelikult me õpetame oma kehasse ka sisse selle, et kui me oleme seal, vähkleme seal voodis,
siis tegelikult me ideaalis me tahaksime õpetada oma kehasse selle, et ma lähen pikali, mõnus, chill, uinume. Aga kui me seal oleme siuksed ärevad ja kerime ja vähkreme ja siis tekib siuke flusa ka, et pekki ja et on homne rikutud ja kõik on, ja siis me tegelikult õpetame oma keha olema ärevad seal voodis. Ehk siis tegelikult on see, et kui sa oled juba seal mingi 15-20 minti olnud, tõuse püsti, tee midagi muud. Mul on selle, ma olen kehv magaja, ma olen eluaegselt olnud, et see ausalt tunnistan. Mul on teadlikult pesud voltimata, kuivatusrestil ootavad nagu. või mul on näiteks mingid kindlad raamatud, jälle see ei tohi olla midagi väga põnevat, mingi mega huvitav, aga sellised lihtsad kerged lugemised, mingid sellised asjad, mis nagu ei paku suurt emotsiooni, aga sa tuled voodist välja, teed korraks midagi muud ja lähed siis tagasi. Sest seal voodis vähkredes, see on sõna või? Ühesõnaga, keerutades. Siblides. Juhtub jah see, et me nagu kerime ise seda frustratsiooni ja seda emotsiooni seal üleval, et miks ma ei maga ja ma ei taha siin olla ja kuidas ma ei saa ja nüüd jääb öölühikeseks ja homme on ka tuksis ja kõik see on ju. Et ja ühesõnaga seal on veel tehnikaid, aga ühesõnaga, et mitte väga pikalt venitada, võib-olla kiire soovitus ka Kene Verniku uneraamat vahel aitab näiteks üsna praktiline ja tegelikult Kene teeb ka unetreeninguid, et võib, tal on häid soovitusi, et jah. Mul on teile kõigile üks soovitus või mitte väljakutse või proovilepanek või vaadata, mis teie elus muutub siis, kui te 3 nädalat, ainult 3 nädalat päriselt võtate une prioriteediks. Ehk siis vaadake üle see unehügieen, ka mis mõjutab on tegelikult tunda näiteks kofeiin on ja mind väga palju, kui ma nüüd lõpetasin siis kohvi joomise, mis ei ole üldse lihtne, tegelikult mulle meeldib kohvi ja mulle meeldib see kick, mis ma saan hommikul, aga nüüd ei ole nagu sellega enam probleemi, aga see tegelikult parandas minu unekvaliteeti. Toit, mis toitu sa sööd, kui hilja, kui vara, valgus, kas sa saad piisavalt valgust tegelikult ka, et ühesõnaga, aga mis ma toon välja, et 3 nädalat tehke päriselt pidagi järjepidevust, sest väga tihti on see, et okei, me teeme paar päeva, siis see nagu väga hästi ei toimi ja siis me oleme selline järgmine, et nagu nii ei toiminud, et tegelikult me ei anna kehale piisavalt pikalt aega, et sellega harjuda. Et vaadake, mis võib teie elu kvaliteedis nagu muutuda, kui te 3 nädalat päriselt pühendate või võtate une prioriteediks. Proovige ja siis ütelge, et see ei ole hea. Nii, viimane. Julgus korralikult magada oma viimased 3 aasta jooksul olnud pidev võitlus. See algas, kui sain oma esimese lapse ning jätkus ka teise lapsega. Nimelt vabakutselisena on väga raske panna lihtsalt töövahendid kinni ja ära kaduda. Hirm, et hiljem enam ei ole tööd, kuna selles valdkonnas käib ikka kõik soovituste kaudu ning mille arvelt see tuleb ikka une. Lapse lõunauni võrdub emme tööaeg. Õhtul lapsed magama, pärast seda alles emme tööaeg. Nädalavahetusel emme tööaeg. Aga sellel on siiski ka teine pool. Nimelt ma ei vahetaks siiski väheseid unetunde ajaga, mis mind endiselt inspireerib. Kuna see on viis, kuidas mina oma tassi täidan ja saan ennast väljendada, aga on veel üks aga, minu keha vahetaks need tunnid küll une vastu ära, kuid seda märkad sa alles hiljem. Seega kahjuks alati win-win situatsioon ei tule, aga võtame seda, mida vajame antud hetkel. Ja täiesti saan aru, aga ma ütlen, et kaasab seda veel leida mingi kuldse kesktee, kus sa ikkagi magad rohkem, aga saad tegeleda enda inspireerivate asjadega, sest kui sa magad, sest siis sa oled palju efektiivsem, su fookus on palju parem, sa teed neid asju hoopis teise selgusega. Et mina võin öelda omast käest, et väikeste laste kõrvalt, et kus ma päriselt hakkasin magama, siis ma teen palju teadlikumalt, palju tõhusamalt ja palju suurem fookusega asju, kui ma magan. Et jah. Siin on ja ma saan nagu aru ja ma olen selles mõttes väga nõus, et seda win-win situatsiooni alati ei ole ja vaat täpselt selles mõttes hea näide, et väiksed lapsed ja mis on selline klassikaline uneröövel on ju. Aga mul ka natuke jääb siin kripeldama see, et mõned äkki mingis saates me rääkisime ka, aga ma siis viskan uuesti siia õhku, et meie psüühika on ehitatud niimoodi, et me tahame teha neid nagu üheetapilisi kiire kasuga asju. Ja paraku vahel tegelikult kõige nagu
pikas plaanis kasulikumad asjad on mitmeetapilised ja kaugema kasuga. Ehk siis näiteks see enda unehügieeniga tegelemine on ebamugav mitmeetapiline asi hästi kauge kasuga. Nii nagu ma ei tea, tervislik toitumine või trenn või mingid sellised asjad on ju. Et see kiire arvuti või kiire ongi sotsmeedia või see on siuke hästi kiire kasu, hästi väike effort on ju. Ja siis see tundub, et mõnus. Aga jah, aga see, et meil ongi nagu raske vahel väärtustada asju, milles see kasu ei ole nagu kiire kikk. Kuigi need kipuvad olema samamoodi sellised, et kui me neid siis ei tee, siis see kahju on ka ja samamoodi see ei ole kohene kahju. Aga see, et kui me kogu aeg näiteks me ei maga, see kahju ilmselt tuleb, aga ta tuleb natuke hiljem. Ja lihtsalt täna me ei näe seda, sest täna meil on see kiire kikk on nagu ahvatlevam, on ju. Aga tegelikult me ei tea nagu jälle millega me riskime, on ju. Lähme andestamise juurde või? Hakake magama rohkem. Vaadake üle päriselt, et see on nii inimesed, see jälle, et see, et me teame, ei tähenda, et me tegutseme. Et võtke see 3 nädalat endale. Andestamine, põnev teema ja Anetiga rääkisime sellest, minge vaadake, et mida tegelikult andestamine tähendab ja või mida see kelle jaoks, mida see tähendab täpsemalt. Ja me saime ka väga erinevaid mõtteid teie poolt, et näiteks kõik ei pea andestama, sellega on vaja lihtsalt teha rahu enda sees. Teine mõte, andestamine on unustamine, vastasel korral sa ei andesta tegelikult. Tahaks nii palju siin öelda. Mina sellega ei nõustu, aga kui kellegi jaoks see toimib, siis toimib. 3, ei pea andestama, me ei pea kogu aeg ennast ohverdama ja järgi andma. 4, andestamine on leppimine. 5, andestamine ei ole kindlasti leppimine. See on otsus ennast mitte edasi lõhkuda või viha kanda. 6, vaata kui erinevad, eks ju. Leppimine kindlasti ei ole leppimine. Kindlasti ei ole leppimine. Ma arvan, et see on ka teema, mis on tegelikult üks siuke raske võib-olla tunne sees ja igaüks proovib sellega kuidagi omamoodi hakkama saada. Ma mäletan, et me Anetiga 3 samamoodi korraks jäime nagu hätt, et mis see siis on ju. Nii, 6, andestamine on lahtilaskmine, elu ja saatuse usaldamine, enda hinge rahu valimine. Ja 7, oleneb asjadest, mida andestada. Mõnda asja saab andestada ja unustada, aga mõnda asja saab andestada, aga mitte unustada. Need annavad meile õppetunnid ja vahel on ka nii, et me pole enam vihased, aga andestada ei saa. See ei tähenda, et see oleks toksiline suhtumine. Ei, kedagi selle eest ei karistada, aga ka selle inimeste koht meie elus on möödas. Dagmar, nüüd sulle küsimus, mis ei ole ette valmistatud. Kui sa peaks ühe valima siit, mis definitsiooniga või mis mõte sind kõige rohkem nendest nagu resoneerub sinuga praegu ka andestamise teemal? Mina tean, mis mul on. Võt ma tahaks nagu mingite sõnastustega sisuliselt iga lause juures nagu natuke norida võib-olla, aga võib-olla isegi see viimane näiteks on minu mul on ka viimane. Et just see, et ma, eks ma jõuan võib-olla nüüd natuke rääkida ka, aga mina ikkagi, ma päris pikalt ikka mõtlesin ja selle peale ja loksutasin seda enda peas, et mis see siis täpselt. Ja võt minu jaoks ongi see nagu, et ma otsustan, et ma ei lase sellel asjal enam enda nagu rahu rikkuda. Ja see võib tähendada seda, et ma lähen näiteks selle sama inimese või suhte või asjaga edasi ja ma andestan ja me teeme siit mingid järeldused ja kuidagi ja võib-olla see tähendab ka seda, et see suhe näiteks selle inimesega, mis iganes suhe on või et see lõpeb. Ja ma arvan, et ka see on andestamine ja ka just see, et ma nagu, mulle tundub, et see võib-olla tekitab nii palju sükest erinevaid arvamusi ja ka emotsioone sellepärast, et ma andestan, see kõlab nagu ma just kui kiidaks heaks või nõustuksin või arvaksin, et ei ole hullu midagi aga minu meelest see ei ole nii. See võib olla see, et ma lasen sellest nagu lahti. Aga siis mina üldse ei kasutaks seda sõna andestama. Mulle tundub ka see, et minu jaoks see tähendab nagu
täpselt seda, et mis sa just kirjeldasid, aga ma ei tahagi kasutada siis seda sõna, et ja tegelikult ma ei pea siis kasutama, ma võingi öelda, et ma olen lahti lasknud sellest olukorrast ja mulle väga meeldib see mõte siin viimast selles, et vahel on ka nii, et me pole enam vihased, aga andestada ei saa. Ja see ongi okei, et ma ei lepi sellega, aga ma ei ole vihane see, et meie maailmad on erinevad ja mina ei saagi sellest aru ja ma ei tahagi sellest aru saada näiteks, et aga see ei tähenda, et ma olen vihane. Ma olen leppinud sellega, me oleme erinevas kohas, me mõtleme erinevalt ja ka see mõte, et nende inimeste koht on meie elus võib-olla mõnikord siis möödas on, või nende suhete koht. Ja see ei tähenda, et see peab minema niimoodi lahku, et oh my god, et me oleme nii vihased ja kogu aeg käib. Vaat siis sa ei ole sellega leppinud või siis sa ei ole lahti lasknud, kui sa ikka veel pritsid sappi, kui iga olukord sind trigerdab, et siis pead leidma, ma uuesti võib-olla lahti murdma selle teema või lahti häkkima, et vaadata, et okei, mis seal siis sees veel on, et ma ei suuda lahti lasta, on ju. Jah, ja võib-olla tõesti, et see, ma ei mõtle, et mul vist on nagu, et mingid inimesed näiteks, kellega ma väga ei taha mingit tegemist teha, mingid asjad, mis nad on teinud, ma ei ole sellega üldse nõus ja kuidagi see üldse ei haaku minu väärtustega. Aga mõtlen, kas ma suudan, et ma olen andestanud nagu jaa, või nagu, see kõlab nii halvasti, aga ma olen natuke nagu suva. Või nagu, aga vaat see ongi minu arust just mida iganes suva, nagu. Et see muutub nagu neutraalseks. Sul ei ole mingi kohtane mu elus või nagu, näiteks ma olen andestanud, või nagu, aga see ei tähenda, et ma sinuga suhele tahan nagu. Jah. Aga kas see on andestamine või on see lihtsalt nagu edasiliikumine? Mulle vist ikkagi, mulle tundub praegu, kui me räägime ka, et see andestamine on ikkagi minu jaoks, kõik me mõtestame mingit moodi oma sõnu ja minu jaoks on see sõna on ikka see, et ma lähen selle inimesega nagu edasi, et me andestan ära ja siis kõik on unustatud ja me lähme just, ja natuke minul on see nagu see alatoon seal sees, et sellepärast ma vist ei kasuta ka seda. Mis on tegelikult päris hea soovitus, et võib-olla kui see sõna tekitabki väga palju selliseid vastakaid tundeid, siis võib-olla pea kasutama. Teisi sõna veel. Just. Sa oled siia kirjutanud, et sa otsisid seletavast sõnaraamatust. Ma tahtsin teada, et ongi nii, mis see nagu definitsiooni järgi siis on. Just, et ongi nagu nii palju, Anetiga saates tuli ka see välja, et mõtestame erinevalt, et ma mõtlesin, et kättemaksu tahtest loobumine. Jah, et seal oli siis nagu kirjas oli sõnaraamatus, et andestama on andeks andma, pahameelt või viha tundmast lakkama, süüdistamast või kättemaksu tahtest loobuma. Mis nagu, jah. Ühesõnaga, kasutage seda sõna, kui tahate. Leidke sellele omaga see ma mäletan, see, millega saate lõpetasime, oli see, et andestama ei pea, aga vimma ei tohi jääda pidama. Ja see on su enda jaoks tegelikult, et ja ka endale andestamine. Ma olen hästi palju sellega tegelenud, et mingites olukordades tagasi vaadates, issand, ma ei ole üldse uhke, kuidas ma käitusin ja isegi ma süüdistan ennast mingites asjades, aga siis ma mõtlen, ja ma ei too vabandusi, et no jaa, aga siis ma ju nagu jõin alkoholi siis ja ma tean, et need kõik mõjutasid, aga see oli ikkagi minu valik nii käituda ja see, et endale andestada, et aga ma toona tegin, mis iganes põhjustel ma seda tegin ja ma olen uhke, aga ma lasen sellel minna, et ma niikuinii nagu midagi muuta ei saa. Kuidagi see on ka minu arust oluline, et edasi liikuda mingite asjadega. Aga näed, võtta selle koha pealt kohe küsimus, miks endale andestamine on keerukam kui teistele andestamine? Mina tean vastust, kas sina tead? No ütle, okei. Ma jäin üldse korraks nagu enda sees setitama, et kas on nii ja kas on alati nii. Ma jäin sinna toppama korraks, aga ütle. Ma arvan, et see esialgu ei ole. Esialgu, kui ütleme mingi asi plahvatab, siis on ikka see, et me tahame teist süüdistada ja siis on see, kas ma andestan sulle või andesta ja siis võib-olla mingi asi, mulle tundub ka, et mind on ka hoidnud mingis olukorras kinni see, et jah, ma muudkui nagu näitan, et tema tegi ja nii oli ja nii ja siis ma ei ole lahti lasknud sellepärast, et ma ei ole tunnistanud endale, et aga mina olin ka osa sellest probleemist või mina ka panin mingi oma osa mängisin seal on ja et see tuleb nagu hiljem, aga miks ma arvan, et see on endale andestamine on keerulisem on see, sest meie näeme kõiki neid tahke seal, et me näeme, kuidas me mõtleme asjadest, mis me arvame inimestest, meie ju teame täpselt, miks me midagi tegime, et võib-olla see tuligi, ma ei tea, kiusust, kättemaksust, tuli see sellest, et aga mul on suva, kas teised saavad haiget, et millest iganes see tuli, meie teame seda, see, mida me väljapoole ütleme, see on juba nagu teine asi, et aga me selle teise inimese või inimeste tegudesse tegelikult ju nagu lõpuni nii ei näe.
ja mina jäin mõtlema tunnete peale, et kui ma kuidagi mõtlen hästi kõva häälega praegu, ma ei ole seda kuidagi läbi mõelnud, ma panen kuidagi puusalt praegu, aga et kui ma mõtlen mingite olukordade peale, kus nagu see endale andestamine tuleb, siis mul kõik need olukorrad seostuvad nagu mingi häbitundega natuke. Et need olukorrad on sellised, kus mul on enda pärast häbi ja häbi on sotsiaalne asi, mul on häbi kellegi ees ja see on üks nagu inimestele üleüldiselt rõve tunne. Sageli häbi on oluliselt rõvedam tunne kui ma ei tea, viha või vahel ka mingi kurbus või et see nagu et see tunne, et kui ma pean andestama kellelegi teisele versus see tunne, see häbi tunne on kuidagi nagu erinevad. Ma ei tea, kas täiega saan aru. Ja seal on see nii, paneme selle kaane peale. Minu see häbi lihtsalt teema on nagu nii suur teema eraldi, peame selle ette võtma. Millal on õige aeg andestada? Minu meelest on tegelikult väga hea küsimus. See tundub siuke väga lihtne, aga jälle täitsa jään nagu mõtlema selle peale, et mina arvan, et vahel see, vaata jälle, mis see andestamine on, aga ma siis enda peas on ju jälle võtan seda nii nagu mina, võtta see kuidagi lahti laskmine, võtame siis niimoodi on ju. Et muidugi justkui, et ma ei tea, mida kiiremini seda parem ja mine liigu edasi ja tahaks siukest juttu rääkida, aga realistlikult mulle tundub, et see lahti laskmine on ka mingi protsess, et see vahel ei saagi kohe nagu. Et see peaks nagu jõudma sinna ja kuidagi, et millal on õige aeg, just kui tahaks öelda, et siis kui sa valmis oled või kui sa nagu kasvad sinna maani. Minul ütles hästi psühholoog, siis kui ma olin selles lahutusprotsessis sees ja tema ütles, et läheb umbes aasta kuni 1,5 kui te emotsionaalselt või kui emotsionaalselt suudad lahti lasta. Läheb lihtsamini, kui sa tegeled sellega, aga see võtab aega nii või naa ja vahet pole, kes sinu või selle teise inimese voodis magab. Ütles täpselt tema sõnad. Ja siis ma mõtlesin selle, et et me võime mingites asjades täiega edasi liikuda. Ja ma olen mõtelnud varasematele leinaprotsesside, näiteks oma isaga seoses. Ma ei leinanud 7 aastat, ma liikusin edasi ja kõik tundus väga okei. Sa teed edasi igapäevaselt asju, sul ongi teha, sa pead ellu jääma, aga see ei tähenda, et sa oled sellega nagu tegelenud. Ja need protsessid ka andestamine on see ise endale teistele, et see lihtsalt võtab emotsionaalset aega ja see ongi okei. Ja mina võin öelda, et minul ei läinud 1,5, mul läks 2. Et mul mingite asjadega, võib-olla ma olengi rohkem tundlik, mis iganes, olen erinevad olukorrad, kõik. Et mul läks selles osas nagu läks pikemalt, on ju. Kui ma tundsin päriselt seda sees, et okei. Et mingid nagu sellised arusaamad, et see mingi osa jääb alati nagu minuga, aga ma nüüd olen sellest, et ma ei mõtle sellele, et see ei triggerda mind enam niimoodi ja ma ei viitsi sellest, minu jaoks üks hea point, et ma ei viitsi sellest enam rääkida. Et kui keegi küsib midagi, siis ma ütlen, oh my god, see on ma üldse ei viitsi, ma olen, las see olla seal. Ei ole relevantne enam. Et see ei viitsi enam, sest kui see on nagu aktuaalne või see veritseb su sees, siis sa tahad ju sellest rääkida. Me räägime ikka nendest teemadest, mis parasjagu on sellised. Ja see on päris tore tunne. Aga ma ütlen, mina tegelesin nende asjadega, aga ikka see nõudis lihtsalt ka aega, et see kõik setiks. Et sa ei saa ära tegeleda nagu nädalaga. Jaa, aga minu meelest ka ju, vaata siin ei ole kirjas, et millest me räägime. Et mina, kui mõtlen tagasi, siis mul küll iga olukorra või iga inimesega ei ole läinud 1,5, vaid vahel see on oluliselt kiirem protsess, et see ikkagi oleneb et mis nagu... Ja see oli konkreetselt nagu lahutuse protsess või üldse kooselu, kui läheb lahku, pikk suhe läheb lahku, on ju. Et kindlasti oleneb ju tööalaselt, ma ei tea, andestamine, neid andestamise kohti on nii paljud erinevaid just. Üks lugu, mis saadeti meile. Mul on selja taga vägivaldne suhe. Olen küll ja veel kuulnud lauset, et mustrite murdmiseks pean oma laste isale kõik andestama. Minu süda tõrgub.
ma olen elu lõpuni temaga seotud, sest meil on ühised lapsed, kelle kaudu vägivald jätkub. Ma olen näinud nii palju vaeva, et endale andestada, sest lubasin endale aastate jooksul nii palju haiget teha. Kaotasin eneseusu, väärikuse ja enesearmastuse ja olen pidanud endale kõige selle eest andestama ja ma olen mõelnud, kas selleks, et seda mustrit murda, pean ma vägivallat sellele andestama. See on teema, mis mind mõnda aega juba painab. Mulle siin ennem kui sa saad oma professionaalse anda, siis ma mõtlesin sellele, et andestada endale, et ma lubasin endale teha nii palju haiget või andestada endale, et ma olin selles olukorras ja ma ei osanud, see ei pea nagu nii karm olema vägivallaks seotud, aga ma ei osanud selles olukorras näiteks paremini piire seada, et ennast hoida. Või ma ei osanud varem ära tulla, ma ei osanud varem ennast kuidagi päästa. See võib olla ka leebe, see ei pea olema selline, et see on vägivaldne suhe, see võib olla ka lihtsalt suhe, mis enam ei toimi, aga see, et sa andestad endale, et sa lihtsalt ei osanud sellel hetkel nagu paremini. Nii, aga mis sa ütled selle, kas peab selle vägivallat selle andestama või jah? Jah või ei vastus? Ma kiirelt kommenteerin seda eelmist ka, et vahel see, et andestada, et lubasin nii palju teha või olin seal nii kaua või varem mingeid asju ei teinud või võib-olla lihtsalt seal aitab ka see, kui võtta seda siis niipidi, et mõnes mõttes eks see, et sa mingisse olukordaga nii kauaks jäid, näitab ka teisest valgusest midagi, et sa jalutagi väga lihtsalt ära ja nägidki väga palju vaeva millegi nimel ja seal oli midagi, mille nimel sa nii väga nagu võitlesid, on ju. Et vahel võib-olla see aitab seda kuidagi enda jaoks teha lihtsamaks, on ju, et lihtsalt need lugusid ju on küll ja veel, et ise oled seal ja käid seda limbot ja kõik ümbert räägivad ja kõik ja siis kui mõistusega saad aru, et tegelikult peaks ja ära minema ja lõpetama ja puha ja aga siis on see pärast see siuke süütunne ja võt see, et peab endale andestama, et kuidas ma ei teinud varem või kuidas ma lasin või kuidas nii, on ju, aga eks see näitab ka mõnes mõttes mingeid ressursse, mis sul ilmselt on, et sa seal olid, on ju. Vahel võib-olla teeb lihtsamaks, et see ei ole nagu nii mustvalge. Aga jälle, et mis see andestamine on, et kindlasti on raskem olukord see, kui sa oled temaga seotud, on ju, et mingil määral see kontakt püsib ja see mõju ka püsib, kui lapsed on mängus, on ju. Et lihtsalt ära jalutada ja seda täitsa nagu kontakti nagu läbi lõigata ei ole võimalik, see kindlasti nagu teeb asja keerulisemaks. Aga samal ajal ikkagi neid piire on ka sellises olukorras vägagi võimalik nagu ilmselt seada. Ja et kas peab andestama, me just enne rääkisime, et selles mõttes ei pea, täpselt sa ei pea seda nagu sellega okei olema või alla neelama või kuidagi õigustama. Ja täpselt, et absoluutselt ei pea, muidugi ei pea. Küll aga kui me mõtleme, et kui andestamine on selline nagu, et ma enam ei kanna seda enda sees kogu aeg kaasas, siis ilmselt lihtsalt läheb lihtsamaks, kui see nagu selles mõttes lahti lasta, on ju. Lahti lastma. Andestama ei pea, aga pead leidma selle, et selle viisi, kuidas ise seda kergust saada tagasi, et mis iganes see sinu jaoks on. Just see sellises olukorras ju ka, et teil lapsevanemate suhe jätkub, mis on paratamatu, ka paari suhe jätkub. Et tegelikult nagu lapse vanemateks te jääte, aga seda omavahelist kontakti või omavahelist suhet, see ei pea jätkuma, on ju. Et ma arvan, et see nagu tundub mõndadele, ma tean, sa oled seda mulle ka ütelnud, on ju, aga see natukene, see mõte vajab harjumist, et kui sa oled inimesega olnud pikalt koos, sa oled saanud koos lapsed, sa oled ju, ta on sinu inimene olnud mingil hetkel elus ja siis nüüd on see, et aga mul ei ole temaga mingit muud suhtlust peale selle lapse vanemluse, et natuke on tunne, aga ma ju peaks, me ju oleme olnud koos, et tegelikult ei pea. Tegelikult ei pea, lihtsalt see võtab aega ka jälle, et harjuda, et et aga seda inimest ei olegi muud moodi minu elus, kui sa ei taha töötada sellega, aga et ongi see, et see on et me oleme ainult selles rollis koos nagu. Ja, see on nagu sama, et nagu iga tööalaselt nagu sõber või iga töökaaslane ei pea olema kohe automaatselt sinu sõber, et see võib olla ainult töösuhe ka. Ja, just.
meie muidugi Dagmariga oleme sõbrad ka. Minul on kusjuures see probleem. Et see probleem, et kui ma teen nagu tööd ja vaata võib-olla see töö, mida ma ka teen, on väga isiklik, väga emotsionaalne ja siis mul see tööalalt tuleb sõpru nagu või me jääme sõpradeks või. See on tõesti probleem. See on probleem, jah. Mõnega võib-olla ma natuke romantiseerin seda üle ka nagu seda sõprust, aga sinuga mitte, sinuga on päris ongi väga romantiline. Ja aga kui podcast otsa saab, kas me siis oleme edasi sõbrad? Eks me saame näha. Oleme, ma tean. Nii, aga meil on 2 viimast ruttu. Kui palju peaks andestama halvasti ütlemisi? Üldse ei pea andestama. Miks sa peaksid mis asja? Mis küsimus on? Miks või mis? Kui palju peaks andestama? Ma ei suuda vist. Kohe esimesel korral, kui ütleb halvasti, ütled, et ei meeldi. Jah. Ja see on ka nagu, okei, et ei jääks nagu väga kummalist muljet, et ma saan aru, et igasugustest suhetest, kui me räägime ka pereliikmetest ja need asi, et see ei ole niimoodi, sa ütlesid halvasti, nüüd ma enam sõnagi lausemata keelan selja, enam kunagi ei räägi, on ju. Aga see piiride koht küll ju, et miks peab nagu... Sa saad öelda, et sulle ei meeldi, et ta ütles nii, et sa ei pea ümber keerama ja ära kõndima. Aga kui see jätkub nagu... ja kui sa ütled talle teist korda ja kolmandat korda ja neljandat korda, kuule mulle päriselt ei meeldi, et sa minuga nii räägid ja kui see inimene üldse ei muuda, siis mine minema. Siis tuleb midagi nende suhetega ette võtta, jah, et jah. Ja viimane. Kuidas andestada pereliikmele, kellega on palju konflikte ja kellelt ma ei saa sellist armastust nagu vaja? Ei saa üldse midagi. Kriitika ja negatiivsuse, aga sügavalt tean, et hoolib minust ja soovib mulle kõige paremat. Kuidas sa tead, kui on ainult kriitika ja negatiivsus, et ta hoolib sinust ja soovib sulle kõige paremat, on minu küsimus, kui see ei väljendu tegudes ja sõnades? Või olen ma liiga radikaalne, Dagmar? Mul tekkis sarnane küsimus, et kust sa tead, no okei, ma üritan ennast sinna olukorda panna... Jah, pereliikmetega ma saan aru, et seal vahel on mingi tunnetuslik või et mingid asjad, mis nad on teinud või reageerinud või mingis olukorras, et sellest ikkagi tekib ikkagi see taju nagu, et ma ikkagi olen oluline ja see ei pruugi üldse olla vale. Ma jäin lihtsalt korraks mõtlema nagu selle peale, et küsimus on, kuidas andestada ja jälle natuke takerdun selle andestamise nagu defineerimise otsa, sest just kui siin tundub, et see andestamine ikkagi oleks nagu selles valguses, et kuidas me saame siit lihtsalt kenasti edasi minna, on ju. Et mul ikkagi esimese hooga ma mõtleks, et mida selle suhtega nagu pihta hakata. Et kuidas seda suhet saada nagu kuidagi mõistlikumaks, valutumaks, tervislikumaks ja siis vaataks nagu edasi. Et ma saan selles mõttes aru, et kui me räägime näiteks, ma ei tea, vanematest, siis üks suur nagu komistuskivi või see, kuhu me kipume takerduma, on see, et meil on hästi baasiliselt sees ikkagi see soov ja igatsus sellise nagu tingimusteta läheduse ja sellise selle armastuse ja hoituse ja ideaalsete suhete ja kõige selle nagu järgi. Ma arvan, et meil väga nagu lapsena sisse ehitatud, sest me ju nagu arenemegi niimoodi, et me väga-väga pikalt oleme väga sõltuvad oma vanematest ja paratamatult nagu idealiseerime neid, sest nad ongi nagu sõna otseses mõttes, meie elu igas mõttes sõltub neist, on ju. Et nad ongi natuke jumalad. Aga siis aja jooksul, arengu jooksul me peaks sellest suutma kuidagi nagu välja tulla ja muutuda vanematega nagu võrdseteks. Aga see sisse see igatsus või see, et kuidas ma selle nagu andestan, et sa ei ole olnud see ideaalne ema või ideaalne isa või see, keda ma olen kogu elu nagu igatsenud ja oodanud ja tahtnud, on ju. Et ma selles mõttes saan aru, et see andestamise teema on nagu teema selles kontekstis. Aga see... Ja kui seda ei ole tahtlikult nagu tehtud ka, vaid sa oledki, sa ei osanud jälle paremini või? Ja sina ei ole valinud seda, vaata, see on nagu alati see, et suhetes me saame nagu valida, kelle kõrval me oleme või kelle me valime oma elu. Jah, aga pereliikmetes ei saa, aga ütleme, see on suur teema, aga ma ikkagi mõtted lähevad siin, et esiteks, et kui seal on nagu mingi raskus, tundub, et on ju. Et esiteks, kuidas nüüd neid suhteid hakata disainima selliselt, et see oleks nagu mugavam ja mõnusam ja võib-olla selle andestamise osa on ka ikkagi see, et see siht nagu võiks olla, et me suudame
näha oma vanemaid nagu võrdsete täiskasvanutena ja päriselt nii objektiivselt kui võimalik, ehk siis selliste inimestena, nagu nad päriselt on, mitte sellistena, nagu me arvame, et nad võiksid või me tahaksime, et nad oleksid, on ju. Või noh, ma räägin vanematest, võib-olla see on keegi teine. Ja võib-olla keegi teine, jah. Aga minu arust on ka see küsimus, mul praegu meenus lihtsalt mida üks pereterapeut ütles mulle, et kuidas sa selle probleemiga tahad tegeleda, et kas sa tahad lihtsalt nagu selle ära rääkida või kuidagi, et kas sa tahad minna sinna pööningule ja panna tule põlema ja hakata seda pööningut koristama või sa tahad lihtsalt korra vaadata, mis seal pööningul on ja siis tule alla tagasi. Et minu arust selliste suhete puhul samamoodi, et mina tean paari oma sõpra, kes on käinudki oma vanematega teraapias ja noh, me oleme ka nii erinevatest põlvkondadest, et kes on nagu nõus minema ja kui palju see on nende suhteid tegelikult parandanud, siis kui erinevalt me saame asjadest aru, on ju. Et see on alati niimoodi olnud, see suhe ei tähenda, et see peab nii jätkuma, vaid sellega saab ka tööd teha. Mitte võt minu ema või isa ongi selline või mu vend ja õde, on ju. Et jah. Üks võib-olla raamatu soovitus seal lõppu emotsionaalselt ebaküpsete vanemate pärand. Siuke tore koralliroosa raamat kõlab hevilt. Kõlab väga hevilt. Mul tegis aga ta on tegelikult, eks ta on siuke USA tõlkekirjandus natuke selles stiilis, aga täitsa julgen soovitada. Väga hästi. Siis selle raamatuga me soovitusega me lõpetame ja meie soovitame oma poolt magage ja ei pea andestama, aga ärge andestage, aga vimma ei tohi pidada. Ja tõesti võib-olla üks mõttel on ka see, et mida me üldse mõtleme sõnade all, et mis see meie jaoks tähendab, et mis seal taga on ja kui see sõna ei sobi meile, siis võtke mingi muu sõna, kasutage teist sõna. Näeme järgmine kord. Järgmise korrani. Tšau. Aitäh, et kuulasid ja vaatasid meie taskuhäälingut. Kui sul on mõtteid, küsimusi, lugusid, mida tahad meiega jagada, siis kirjuta lasetiigertuppa@gmail.com.